Nii, järgmine osa on siis diagnostika ja diferentsiaaldiagnostika. Nii, et see, kuidas see kõik välja näeb, sellest me just rääkisime ja loomulikult see diagnostika, nagu öeldud, käib ultraheliga, sest see on palju parem, kui on kompuuter, kui on magnet, kui on kavograaf või flebograafia, sellepärast, et ta ei ole invasiivne. Me ei süsti inimesse midagi sisse, mis võib teda potentsiaalselt kahjustada. Doppler ultraheli ta ei ole väga kallis, masinad me jõuame peaaegu kõik keskused siis osta endale, sõltub, mis masinat me siis soovime sinna. Ja tegelikult ta on, isegi mina suutsin omandada, et mida ma tahan selle ultraheliga vaadata, et ma suudan ise oma patsiente vaadata ja doktor Kaha on meie suur eeskuju, kes on aastakümneid oma patsiente ise vaadanud just veeni haiguse hindamiseks. Aga meil tegevkirurgidena on see ajaressurss väga piiratud, nii et me kasutame tegelikult väga palju radiolooge. Kuna radioloogidel on väike tõrge selleks, et sellist veeni uuringut teha, siis seetõttu mina olen oma keskuses asjad üles ehitanud ühe radioloogia tehniku peale, kes on ka siin, Nataša Safronova, tänu kellele ma olen väga palju õppinud juurde ja kes on minu jaoks asendamatu. Ilma temata ma võiksin vastuvõttu kinni panna, sellepärast, et see töömaht, mis tema minu jaoks ära teeb igapäevaselt, on nii metsik. Aga see on lihtsalt see, et kuidas igaüks enda jaoks selle tööjaotuse teeb. Nii, et ultraheli eesmärk on see, et me saame aru, kas veenihaigus on olemas, lisaks sellele visuaalsele küljele, kui ulatuslik see on. Ning loomulikult seal me peaksime suutma välistada sekundaarsed veenilaiendid. Just need, kelle probleem on tegelikult süvaveeni tasandil ja keda me ei tohiks nagu sellise lihtsalt veenilaiendina, nagu mis on tilulilu ja niisugune, mida võiks korrigeerida kosmeetiliselt, me ei tohiks neid nagu sealt läbi lasta. Et sellepärast ma pean väga oluliseks, et ükskõik mis põhjusel seda veenioperatsiooni või veenisüstimist või mis iganes asja tehakse, et seal oleks selge, et süvaveeni probleemi ei ole. Loomulikult meie patsiendid on väga ultraheli usku, nad kõik tahaksid, et neid natukenegi puudutatakse. See on ikkagi naturaalselt puudutusvajadus, mida te näete, kui patsient tuleb ja ütleb, kas me tahaksime natuke ultraheligi teha. See ei ole midagi muud. Ta tahaks seda, et keegi teda vaataks. Sest mida vanemaks me saame, seda üksikumaks me jääme. Ja siis kõik need hormonaalsed muutused, mis meie kehas toimub, et siis kõik, nad lähevad väga, hakkavad kartma ja nad ei saa aru sellest, et see ultraheli fikseerib ainult ühe hetke, mitte seda, et ta ütleks, nad usuvad sellest, et see ultraheli annab nagu mingi garantii. Nad ei saa aru, et see täna oli nii, homme ei pruugi enam nii olla. Ja seda kui seda selgitada, siis näiteks väga sageli minu patsient ütleb, aga jah, et siis mul ei ole vaja seda ultraheli. Aga nad ootavad seda garantiid, aga paberid sealt välja ei tule. Ja loomulikult neile meeldib masin. Nad ei saa aru, et tegelikult see masin, see tulemus sõltub väga palju sellest inimesest, kes seda uuringut teeb ja millest ta aru saab. Selleks, et Nataša saaks aru, mida mina tahan tema käest. Me vaatasime 3 aastat patsiente koos, enam-vähem. Et selleks, et ta saaks aru, miks ma küsin sellist küsimust. Mitte ei oleks sellist lihakala vastust, mis on niimoodi, et ma juba näen, kui radioloog hakkab kirjutama sellist vastust, et ta ei saanud aru, mida ma küsisin. Ja siis ta hakkab seal varjama ennast ja mingit, kirjutab väga imelikke asju. Et see ei olnud see, mida ma küsisin. Aga küsimusest sõltub ka seda, kui te küsite valest, siis ei saagi õiget vastust. Loomulikult tuletan meelde, ka uuring ei näita seda, miks jalg valutab. Et need patsiendid väga tahaksid teada seda. Aga see ei näita seda. See on vale arvamus sellest. Ja veenilaiendid ei anna kõiki kaebusi, mis meil jalal on. Nagu te näete, siis ma olen väga palju rõhutanud, et veenilaiend on eelkõige kosmeetiline, ilma igasuguste kaebusteta. Ma ei vaidle sellele vastu, et seal C1 ja C2 võivad olla kaebused. Aga kuidas seda tõestada?
Ja kuidas olla kindel, et kui me nüüd midagi teeme, hoidku jumal selle eest, kui patsient peab ise kinni maksma selle, et tal nüüd saab parem, tõenäoliselt ei saa. Et sellepärast tuleb need ootused väga madalale lükata. Sest jalgade sümptomeid on väga laialdased. Loomulikult mulle kõige rohkem meeldib see rahutute jalgade sündroom, sest see on patsientide grupp, keda ma näen kõige rohkem. Vaatamata sellele, et ma olen väga avalikult öelnud, et minu arvates on veelähendid kosmeetilised probleemid, et siis nad ikkagi nad tahavad näha, kas nad suudavad meid ümber veenda, et nende veelähendid põhjustavad kõiki kaebusi, mis neil on. Mul ei ole midagi selle vastu, aga nad peavad nagu aru saama, et mis on minu kui kirurgi eesmärk. Minu kui kirurgi eesmärk on, et näiteks aasta pärast veelähendid ei oleks tal enam jalal. Neid konkreetseid, mida me korrigeerisime. Võib-olla on uued tulnud. Aga loomulikult rahutute jalgade sündroom, loomulikult see on erineva intensiivsusega. On inimesi, kes nutavad, sest neil on kohutavalt ebameeldiv olla, ebamugav olla. Seal näiteks, kui ma kuulan oma neuroloogi, doktor Toomsot, siis tema ütleb, et rahutute jalgade sündroom võib olla üldse Parkinsoni algus, eks ole. Et ta ju teeb sellel teemal isegi loenguid, nii et tegelikult veresoonte kirurgi juurde rahutute jalgade sündroomiga saatma või kirurgi juurde veenilaienditega rahutute jalgade sündroomi kaebusega saatma ei peaks. Tuleks vaadata, kas tal on mingi muu haigus. Loomulikult sellised väsimus, raskustunne, kelle jalad kunagi ei oleks väsinud. Mul ka väga kõvasti krambitavad, kui ma näiteks trenni ei jõua, aga ma ei ole veresoonte kirurgile ennast kirja pannud. Et see ei tähenda et see on loomulikult, nagu te näete, seal juba sees on selline konflikt, et mina räägin nagu aiast ja haige räägib aia august.